Nii, uus lüsi valmis. Valmis mitte, uus lüsi leitud. Siit maha. Varem ma laasisin puu ära siis, kui ta kasvas, aga nüüd on kuidagi kujunenud niimoodi, et võtan maha, pikkus paika ja siis laasin ära. Kuidagi mugavam. Aga see on liiga pikk ja nüüd on alati küsimus, kas võtta siit altpoolt jupp maha või ülevalt poolt see peenike jupp. Allpool on siin üks kõverik. Võtaks siit maha, saaks ilusa sirge löö, aga teinekord on see kõverik jälle hea, mulle meeldib vahest. Annab jälle tera nurgaga mängida, aga üldiselt tahetakse ikkagi ja sobivad ikkagi kõige paremini sirged lööd, ning ma arvan, et ikkagi siit tuleks maha võtta. Siit või siis äärmisel juhul siit. Ikkagi siit võtame maha. Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, 7, 8, 9, 10, 11. See on väga nooreke kuuseke. Ainult 11 aastat circa. Siin alusmetsas on ikka väga paljud mingisugune 30 aastat. Aga see on super ilus. Super mõnus lüsi. Siit kinni võtta. Siit maha veel. Järgmine. See on hämmastav mets, kus ma olen siin, kõik lööd 90% on väga-väga sirged. Aga see lüsi nüüd siit alt on siukse väga huvitava jõnksuga. Ja kuna mul siin ei ole neid selliseid huvitava jõnksuga kuuski väga palju, siis ma jätan selle jõnksu raudselt alles, sest see jõnks peaks ideaalselt sobima metsapistoda vikati lööks, sest sellise vikati, metsapistoda vikat peab olema hästi järsu nurga all. Ma saan kinnitada kiiluga ja ikkagi saavutada väga kõrge nurk maapinna suhtes. Ja võt see selline jõnks annab selle võimaluse. Ja just, et see jõnks on siin väga teravalt siin all. Metsapistoda vikati lüsi on hästi lühike, nii et ma arvan, et tegelikult pärast tuleb see lausa siit maha võtta. Näiteks see kuuselatt on nii kerge, et
mõtlesin, et see küll eriti vana ei ole, aga kui ma siit nüüd loen ära need aastaringid, mis välimises kihis on nii tihedalt koos, et ausalt öeldes minu silmi seleta. Ja keskmises ringis on nad hästi õredad. Ja kui ma nad siit kokku loen, siis ma saan circa 20 aastat sellise kuuse vanuseks. Ja kaalult on ta poole kergem kui enamus. Ja see välimine kiht on ülitihe. Siis ma arvan, et selle löö võiks ära märkida kui ühe ülikvaliteetse, mis peaks kestma väga kaua, sest välimine kiht on tihe, ilmastikule vastupidav, ta on ülikerge. Sellele ma teen väikse märgi peale, sellest saab premium. Ma sain ühe geniaalse leiu sellise kõverusega. Ja sellise kõverusega on Saaremaal, Hiiumaal levinud löed. Ja mul tundub, et ma siit saan loodusliku 2 käepidemega Saaremaa löe, mis ülemine käepide toetub siit jõnksu kohast. Vot see on küll üks fantast leid. See on äge. See on super äge. Aitäh, mets. Pakud huvitavaid vorme. Aitäh, loodus. Väga äge. Ja tallele. Selle Schröckenfuchsi kiini juures ja Audi kiin. Schröckenfuchsi Audi kiini juures meeldib mul see raskus, see inerts. Rõdvarandmega ise oma raskusega lööb kõik need oksad ära. See on üli suur pluss, et sisuliselt ma võin selle nüritama poolega ka lüüa. Et tegelikult ei ole absoluutselt vahet, kui terav see kiin on. Aga see lõige on ainult ühelt poolt eritatud ja see annab eriti hea tulemuse. Ta ei lõika koorele sisse, vaid libiseb ilusti siit pealt. Need on selle Schröckenfuchsi kiini juures praegu ülitugevad plussid. Aga miinus on muidugi see, et täkkeid tekib siia järjest juurde. Metall on kuidagi ikkagi pehme. Mitte ei murdu, vaid deformeerub kuidagi. Ja käepide loomulikult võiks ka mugavam olla. Siin paksu kindaga on täitsa okei. Aga ma juba tunnen, et see serv hakkab siit peopesale peale. Värskes õhus hakkab aju paremini tööle. Ja vaatan mina siin, võtan järgmise löe, vaatan muudkui järjest. Välimised aastaringid on üli tihedad, isegi selliseks pruunikaks tõmbunud. Ja keskmised aastaringid siin 1, 2, 3, 4, 5, isegi 6 on hästi õredad. Ja siis lähevad sujuvalt tihedaks. Siis ma mõtlesin, et ei tea, mis aastatel see soojad talved, soojad aastad olid, et need kuused nii kiiresti kasvasid. Tegelikult on asi selles, et alguses olid kuused väiksed ja kasvasid hästi kiiresti ja siis 5-6 aasta pärast järjest hakkas konkurents tihenema ja kasvutingimused halvenesid ja praegu siin tiheda kuusiku sees on see kasv nii aeglane, et need aastaringid on siin 0 millimeetri jämedused, siin 1 millimeetri sees on, ma ei tea, 3 aastaringi. Ja kui ma selle löe kätte võtan, siis see on nii kerge, jälle järjekordne. Ta on nagu toru.
keskelt on õre nagu tühi ja välimine keht on ülitihe, kõva. Ja siin kohaliku metsaülemaga rääkides sai minu teooria täiesti kinnitust, et nii ongi. Ja ma siin ise lugesin kokku, kuna need aastaringid on nii tihedad, siis ma ei suutnud siin kokku lugeda kui vana sõnn, aga ma pakkusin talle kusagil 20 ja ta vaatas järgi, siin ongi raie tehtud 25 aastat tagasi. Nii et need kuused siin enamjaolt on kõik siuksed 20-25 aastat vanad. Võiks olla selline jäme juba, aga vikatilööks ma parimat ei tea. See on, ma arvan, see on tipp.